Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Kuldkala kullake. On kena päikseline hommikupoolik. Otsu issi sõidab autoga tööle. Aeg on hommikust süüa kullake. Otsu emme toidab kuldkala kullakest. Emme, kullake ei söö midagi. Oi, äkki ta on haigeks jäänud. Helistame loomaarst hamstrile. Doktor Hamster kuuleb. Tere päevast, doktor Hamster. Meie kala kullake ei söö midagi. Ja näeb kurb välja. Parem tooge kullake otsekohe minu vastuvõtule. Aga issi läks ju autoga. Kuidas me nüüd loomaarsti juurde saame? Võime minna bussiga. Oi, tore! See on bussipeatus. Sõiduplaani järgi tuleb buss kell 10. Ja mis kell praegu on? Kell on 10. Tore! Mitu piletit teile? 1 emmepilet ja 2 põrsapiletit. Ja 1 kalapilet, palun. Kala sõidab tasuta. Hoidke kinni. Härra Härg ootab peatuses bussi. 1 pilet muusikapoeni, palun. Tere, härra Härg. Meie viime kullakest loomaarsti juurde. Kas enesetunne pole kiita kullakene? Ta ei oska rääkida. Ta on ju kala. Õigus küll. Äkki ta sooviks kuulata minu tuubamängu. Kõlab naljakalt. Sellepärast vingi selle muusikapoodi parandus. Proua lammas, proua kass, härra Sebra ja preili Gazell tulevad ka bussi peale. Palun 4 piletit toidupoeni. Tere, preili Gazell. Me viime kullakest loomaarsti juurde. Kas kullake on haigeks jäänud? Te meeldite talle. Buss sõidab rõõmsalt ringiratast, ringiratast, ringiratast. Buss sõidab rõõmsalt ringiratast terve pika päeva. Toidupoe peatus. Nägemiseni. Muusikapoe peatus. Nägemiseni. Lõpppeatus, loomaarst. Loomaarst oskab haigeid loomi terveks ravida. Nii et see ongi siis kurb kalakene, kes ei söö midagi. Jah, vaadake ise. Kullake sõi kõik toidu ära. Kodus ta küll midagi ei söönud. Äkki kullakestel hakkas kodus igav. Käik siia on talle elu sisse puhunud. Teil on väga rõõmus ja terve kalake. Küll ta on kenake. Tänan teid, doktor Hamster. Otsu emme Peppa ja Priidik sõidavad bussiga koju tagasi. Härra Härg sõidab parandatud tuubaga koju tagasi. See on nüüd sama hästi kui uus. Preili Gazell koos sõpradega sõidab pärast sisseoste koju tagasi. Kui imetore. Paistab, et kullake on jälle rõõmsas tujus. Ja, bussisõit tegi ta tuju paremaks. Kala ujub rõõmsalt ringiratast, ringiratast, ringiratast. Kala ujub rõõmsalt ringiratast terve pika päeva. Terrekest, kus teie siis käisite? Viisime kullakese loomaarsti juurde. Tal on nüüd palju parem. Aeg, kullakesel on keha. Peame kullakese vist homme jälle loomaarsti juurde viima. Ma võin teid autoga ära viia. Ei, issi, me tahame bussiga sõita. See on tore. Olgu, lähme siis kõik bussiga. Kõigile meeldib bussisõit, eriti kuldkala kullakesele. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Round and round, the fish in the bowl swims round and round.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Possa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Vanaisa mänguväljakul. Täna hoiab Notsu vanaisa Peppat ja Priidikut. Nüüd ma räägin sulle, vanaisa, kuidas siin asjad käivad. See siin on liumägi. Tuleb siia üles ronida ja siis ennast siit alla libistada. Ja seda tehakse korda mööda. Seda ma tean, mis liumägi on, Peppa. Kui mina alles poisike olin, pisike põrsas, mängisin siin isegi. Kas vanasti olid kiiged ka juba olemas? Kiiged ja ronimispuud ja karussellid. Aga minu lemmik oli ikkagi liumägi. Minu lemmik ka. Kõik ootavad liumäe juures oma järjekorda. Janek teeb ulokust. Sa ju tead, et peab ilusti oma järjekorda ootama. Jänes Janek ei kärsi kuidagi oma järjekorda ära oodata. Aeg. Pole kuigi lihtne olla pisike ega ju Janek. Et Janek on nii pisike, siis tema ei peaks minu arvates ootama. Mina teie asemel reegleid ei muudaks, Notsu vanaisa. Rumalus! Lapsed saavad aru, eks ju ole ju. Aga vanaisa, Priidik on ju ka pisike, kuid peab ikkagi oma järjekorda ootama. Jaa, Priidik on tõesti pisike. Tema ei peaks ka ootama. Aeg. Janek ja Priidik on liumäe vallutanud. Vanaisa, millal meie siis saame alla lasta? Ole mureta, Peppa. Küll nad varsti ära tüdinevad. Mina ei jaksa enam oodata. Mina ka mitte. Lähme parem kiikuma. Aga kiigel istub poni Pedro. Pedro, kas nüüd võiks olla minu kord? Ma tahan natuke veel kiikuda. Sa oled juba terve igaviku kiikunud. Notsu vanaisa, kas te võiksite mulle hoogu teha? Arvan, et nüüd on teiste kord kiikuda. Aga ma pean varsti koju minema. Või nii? See muudab asja. Eks ma tee siis sulle hoogu. Aga vanaisa! Ma ei jaksa enam oodata. Mina ka mitte. Ega mina. Lähme parem karusselliga sõitma. Kõik tormavad karusselli peale. Liiga palju lapsi karusselli peal, kõik maha. Mina jõudsin esimesena, Notsu vanaisa. Või nii? Sina võid siis tagasi minna. Mina pean ka minema. Miks nii, Janeta? Sest seda varsti on minu sünnipäev. Olgu siis. Ja mina ka. Kas kõik on valmis? Jaa. Stopp. Karussellil pole ühtegi poissi. Kas nüüd on kõik valmis? Minul on prillid. Kas ma palun võin ka minna? Lapsed mõtlevad juba oma enda reegleid välja. Ja mina pean ka peale saama, sest mina armastan porgandeid. Kas nüüd on kõik valmis? Ei, mina pean ka peale saama, sest ma oskan teha prööps. Sealt tuleb Notsu emme. Kuidas edeneb Notsu vanaisa? Ma olen segaduses. Mänguväljaku reeglid on liiga keerulised. On ainult üks reegel, Notsu vanaisa, ja see on selline. Kõik peavad ootama oma järjekorda. Mida? Isegi päris pisikesed. Isegi päris pisikesed. Aga väga vanad nagu vanaisa. Isegi väga vanad nagu vanaisa. Mänguväljakul peavad kõik ootama oma järjekorda. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Kevad. Kevad on käes. Otsu vanaisa korraldab aias šokolaadimunade otsingu. Kas kõik on valmis? Ei, vanaisa, rebane Ruudi pole veel kohal. Terekest. Terekest. Tere, härra Rebane, kas jääte ka otsingule? Kahjuks ei saa. See meeldis mulle, kui ma väike kutsikas olin. Nägemiseni, Ruudi. Kas nüüd olete valmis? Ja, vanaisa. Minu aeda on peidetud hästi palju šokolaadimune ja teie peate need üles leidma. Käki tegu. Aga olge ettevaatlikud, ette mu tillukestel taimedel ei talla. Nii põnev on vaadata, kuidas need taimekesed kevadel tärkavad. Me lubame olla ettevaatlikud, vanaisa. Väga tubli, las käia. Otsu vanaisa šokolaadimunade otsing on alanud. Otsule aega tassikese tee jaoks, Otsu vanaisa. On ikka. Ei mune nad juba nii kergesti ei leia. Peitsin need hoolega ära. Üks muna on siin. Peppa leidis ühe šokolaadimuna lillepotist. Ja siin on teine muna. Jänesi on, et ta leidis põõsalt teise šokolaadimuna. Urraa, mina leidsin ka muna. Elevant Emily leidis puu otsas šokolaadimuna. Ma tunnen vist šokolaadi lõhna. Rebane Ruudil on väga hea nina. No just. Rebane Ruudi leidis lindude joogianumast šokolaadimuna. Vanaisa, me leidsime kõik šokolaadimunad üles. See oli hirmus lõbus, aga natuke liiga lihtne. Pisikeste jaoks see küll lihtne ei olnud. Priidik, Janek ja Edmond ei leidnud ühtegi muna. Huvitav, kus siis ülejäänud munad on? Šokolaadimuna. Edmond, mulle näib, et sul on midagi kõrva taga. Nüüd on igaüks mõne šokolaadimuna leidnud. Mis me nüüd nendega teeme, Otsu vanaisa? Pistate need nahka, selge see. Tere, lapsed! Vanaema, me kõik leidsime mõne šokolaadimuna. Kus need siis olid? Ma ei näe ühtegi muna. Need on meie kõhus. Ja suu ümber. Kas vanaisa peitis munad hästi ära? Ei, meie suured leidsime need kohe üles. Aga päris pisikestel oli abi vaja. Priidikule, Janekule ja Edmondile ei meeldi olla kõige pisemad. Pole viga, varsti on siin aias pisemaidki. Jaa, pisikesed beebid. See on nii põnev. Vanaisa juba rääkis meile pisikestest taimekestest. Aga nii põnev see nüüd ka ei ole. Jutt ei käi praegu pisikestest taimedest, Peppa. Millest siis? Lähme vaatame lullut, lallut, kallut ja Villemit. Need on ju kanad. Ja neil on munad. Kas me võime need nahka pista? Ei, Ruudi, need munad haotakse välja. Me jõudsime täpselt õigeks ajaks. Pisikesed tibud kooruvad munast. Tibud! Nüüd, kus tibud on koorunud, tekib tõesti õige kevade tunne. Mängime tibusid. Mina olen väike tibu. Laulan ka. Ja toksin Teri muudkui oma nokaga. Väike kuldne sulepall olen ma. Trallala. Terve päev ma ringi keksin. Ikka ka. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. I like to pick up food with my beak. I've a fluffy